Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, on 24. märts ja olete sattunud kuulama podcasti Matšpall. Teisel pool arvuti või telefoni ekraane on meil sellised inimesed nagu kaassaatejuht, kallis kaassaatejuht Riho Kallus. Tervist! Seenior tennise, ütleme, et hetkel Riho Kalluse koondise kaaslane Helen Talli. Tere! Ja teine koondise kaaslane Raido Rätsep. Tere! Ja need inimesed on meil siis otseühenduses Türgist Manavgatist. Panin linnaga täppi või? Jaa. See kuulub Antalya piirkonda ja teie olete seal mängimas seenior tennise maailmameistrivõistlusi. Ma vaatasin seda Manavgati tennisekompleksi ja mul tekkis küsimus, miks me mängime French Openit Pariisis, mitte Manavgatis, kus on 53 väljakut, on mul õigus või? Kas keegi teab, palju täpselt neid väljakut siin on? Aga päris palju. No ütleme nii, et sul on selles mõttes õigus, et see feeling ja tunne on küll selline, et see on Grand Slam kuubis, et fantastiline võistluskeskus ja meeletult suur. Et seal on väljakus kinni, mis võib-olla puudu on, mille pärast me ei saa seda French Openit seal mängida, on üks suurem staadion, kuhu mahuks 10 000 pluss inimest, aga teie jaoks vast unistuste paik tennise mängimiseks või? Väga korralik keskus ja tingimused on super mängimiseks. Aga mis seal täpsemalt toimub, kuidas see kõik on teil siiamaani läinud ja mis veel ees ootab, sellest õige pea, võib-olla kiirelt päevakajalisemad sündmused ka meie viimasest podcastist, mis oli videopodcast erandkorras, sest me rääkisime hästi palju varustusest. Muide, need Riho vist ühed keeled jäid siia stuudiosse, ma kuulsin tagantjärele, aga ega ma neid üles pole leidnud. No pole hullu. Et võib-olla leiate Sportlandi poest uued, aga ma annan veel endast parima. Jäi siis pärast meie saadet üks uudis veel õhku, mis üsna varsti ka tuli, et VTA 250 turniir, mille kohta ma olen Rihot viimastes saadetes kõvasti pinninud, jääb see aasta ära. 14. märts see pressirada tuli, Allar Hint selles teatas, et kuna riigilt rahastust ei saadud, ei hakata suurt riski võtma, sest see oleks kõik tulnud Eesti tennise arvelt, see risk jääda tugevasse miinusesse. Riho, sina olid sellele üritusele eelmise aastal natukene lähemal, kui ma arvan, et nii mõnigi saate kuulaja ja mina sealjuures. Mis sa arvad, kas see otsus tuli hetkel ära teha ja kas see otsus, et turniiri mitte korraldada, oli õige? Õige või mitte õige, aga kindlasti selline turniir esindab midagi rohkemat kui ainult tennis Eesti jaoks ja see on midagi enamat kui tennis ja kui me ikkagi olime nädal aega üle 120 riigi telepildis, tennist jälgib 1,3 miljardit inimest üle maailma, need on nagu meeletud numbrid, et see on väikese Eesti jaoks, on see midagi väga-väga erilist ja see, et meil täna sellised tipud on, ma arvan, et me isegi nagu mõnes mõttes, ma ei võta seda nagu kuivõrd võimalusena, vaid pigem isegi nagu kohustusena, et kui meil selline võimalus tekkis, siis see on meie kohustus see ära korraldada, et see on kindlasti väga kurb, et see nüüd niimoodi läinud on. Loomulikult seal on suured küsimärgid täna, seal on suur küsimärk, esimene asi on finants, loomulikult on ta valgevenelaste ja venelaste osalemine ja kindlasti ka Anett Kontaveidi tervislik seisund, et neid riske on palju ja loomulikult ka eelmisel aasta turniiri korraldamisega oli väga palju riske seotud, aga neid riske tasub võtta ja mina usun küll, et ega me püssi põhjast ei viska, küll me selle ära korraldame uuesti. Eelmise aasta umbes samal ajal, veebruaris, olime samasuguses seisus, kus meil öeldi riigi poolt ei sellele tenniseturniiril, aga kuskilt ikkagi ilmus välja linnatoetus. Kas see võib olla, et see on hetkel siis Tenniseliidu poolt selline taktika, et ultimaatum esitatud
sellises vormis, et me ei korralda, aga tegelikult äkki veel juhtub ime? Ma ei taha kommenteerida, kas kellelegi ultimaatum, mitte ultimaatum, aga see on kindlasti koht, kus me võime vaielda siin selle üle, kui palju keegi peaks toetama või võiks toetada linn, riik, erasponsorid, missugused piletihinnad võiksid olla, aga kindlasti on see koht, kus peaks nagu seljad kokku panema ja igal juhul selle ürituse ära tegema, et see on minu seisukoht. Kas promootoriga annaks veel rääkida, et kuulge, et me leidsime raha? Vot ei tea, ma isiklikult ei ole rääkinud, et ma arvan seda teemat teeb Allar paremini kommenteerida. Olgu, Aneti ja Kaiaga, kes siin vägeva lahingu pidasid maha eelmine sügis, on seotud ka järgmine päevakajaline uudis, nimelt Billie Jean King Cupi koondis läheb meil 10.–15. aprillini mängima Portugali ja hetkeseisuga on mõlemad meie maailma tipud seal selles koondises sees. Lisaks on veel Jelena Malõgina, Maileed Nuudi ja esmakordselt Eesti lipu all välja minev paarismängija Ingrid Neel, tegelikult Ingrid Niil. Riho, tänase seisuga ennusta, mitu protsenti on see tõenäosus, et Kaia ja Netse mõlemad mängivad? Nojah, ma ei oska öelda, ma ei tea, kui nad on ennast üles andnud, miks nad vaevalt ennast niisama üles on andnud, ma arvan, et küsimus on tervislikus seisundus, et kui mõlemad tüdrukud terved on, miks nad ei võiks mängida, aga see on selline, minu jaoks isiklikult hästi tundlik ja õrn teema, et mul on niivõrd kahju, et need aastad, mis oli võimalus siin Kaia ja Neti osalemisel, oleks võinud mängida ju siin ükskõik kelle vastu maailmas, et natuke oleme selle aja nagu mööda lasknud ja nüüd, kui me oleme sinna kukkunud põhimõtteliselt mudasse, siis on meil nimekirjas sellised nimed ja veel ka tipp-paarismängija Ameerikas tegelikult, et ühtepidi see on ju hea uudis, teistpidi see on nagu natuke kurb, et see nagu nüüd alles juhtub. Teise gruppi turniiriga on siis tõesti tegu, me meenutame, mis aastal see oli, kus me olime seal maailmaliiga piiri peal? 2010 Raido ütles mulle siit kõrvalt, me ise käisime seda matši vaatamas Asseltis, kui Belgiaga mängisime. See oli 2010, jah. 13 aastat tagasi, jah. Nii, ja... Siis olid meil ju võistkonnas Kaia Kanepi, kes meil olid seal? Kaia Kanepi, Maret Tannis, Margit Rüütel ja Net Schutting oli 4, jah. Vist tol ajal, jah. Ja kolmas päevakajaline sündmus, millest tenniseliit ei ole veel jõudnud teada anda, on see, et Davis Cupi koondis, kes meil Jamaikal läks natukene alt teatud põhjustel, diskvalifitseeriti, on vahetanud kaptenit. Eke Tiidemanni asemel võtab selle raske koorma endale kanda Vladimir Ivanov. Riho, on Vova õige mees seda seltskonda juhtima? Kõigepealt muidugi kommenteerides seda Eke mahavõtmise teemat, siis ma isiklikult Ekega rääkisin. Seal oli väga paljud halbad asjade kokkusattumus, et kahjuks meeskonnas ikkagi tal nagu terveid mängijaid pingilt võtta oli vähe ja tal väga palju valikuid ei olnud, et see stsenaarium üldse sinna nii kaugele läks, et hea küll see, mis lõpuks Tammega juhtus, aga et me üldse sellesse kaotusseisu sattusime, see oli juba väikene popaa, võib öelda, et loomulikult kahju, aga Vladimir Ivanov on ju vaata, et üks, ma ei tea, kas ta just täna juba on vist rohkem mänginud Davis Cup isegi kui Mait Künnap, ma võin eksida, ma fakti praegu, ma ei tea peast, ma ei võib-olla Raido seda teada, aga kindlasti ta on kõikide nende mängijatega ju väga hästi tuttav ja Davis Cupi kapteni kõige olulisem roll, ma näen, kindlasti ta ju ei saa ja ei jõua kedagi seal mängima õpetada ja sa võid ju seal mõned päevad varem kokku saada ja mõned treeningud teha, aga kõik tennisistid elavad ju oma elutuuril, et seal on kõige olulisem roll on tegelikult teha neid valikuid, kes läheb platsi peale. Ma arvan, et sellega saab Vladimir Ivanov väga hästi hakkama. Millal Vova tuleristist saab, millal jälle Davis Cup kokku tuleb? Kuidas? Millal Davis Cup jälle kokku tuleb ja Vova tuleristist saab?
Kas nüüd, ma ei ole kindel, kas sügisel on nüüd neil mäng või ei ole, vist heast enam ei ole, jah. Et vist on järgmisel hooajal. Jah, vist järgmine hooaeg, jah. Kas te seal Manavgatis tegite ühisvaatamise Kaia ja Camilla Giorgi mängule ka või? No jaa, me vaatasime siin kõik vaatasime ühiselt ja internet on siin nii nagu on, aga loomulikult me elasime Kaiale väga kaasa ja tulihingeliselt ja väga huvitav mõnev lahing, et sai päris pikalt ju tennist vaadata. Kuulajale ka, et Miami Openi avaringis, Miami Open teatavasti on WTA 1000 turniir, mida seal USAs 2 tükki järjest mängitakse, Indian Wells ja Miami ja Camilla Giorgi, nimekas itaallane. Ei tea, kas Kaial sellist mängu on varem olnudki, kus kõik 3 setti kiires lõppmängus, ka 4 peal lõppesid ja kahjuks siis Kaia tegi küll vägeva comebacki 3. setis, tuli välja 0-5 kaotusseisust, aga kiire lõppmäng 4-7 libises paraku Giorgile. Mis need emotsioonid teil siis seal Manavgatis olid? No mulle tuli kohe, Raido tahad rääkida midagi? Meil oleks öelda kurvad. ja, et loomulikult kurvad ja just mulle tuli meelde see, kui ma Toomas Leiusega kommenteerisime Kaia Indian Wellsi matši ja just siis mõtlesime selle peale, et noh, need sellised napid kaotusteks, aga põhimõtteliselt sa saad 6 aja jooksul 2 mängu, et võistlusmänge saaks natuke nagu rohkem võistlusmänge järjest. Et sellest on võib-olla natuke kahju, et seda võistlusmängu praktikat oleks kindlasti vaja, aga sellist matši mängida, see näitab seda, et Kaia tegelikult on ju võimeline ikkagi väga head tennist mängima, et midagi katki ei ole. Ja selle päevakajaliste teemade ploki lõpetaks rõõmsa uudisega ka. Mark Lajal, meie meeste esireket, hetkel siis maailmas 388. pügalal, kui mu andmed õiged on, mängib täna esimest korda elus ATP Challengeri turniiril Saint-Brieux'l Prantsusmaal. Pääses ta siis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse ja on jõudnud veerandfinaali 8 parema sekka ja mängib seal maailma 283. reketi prantslane Ade. Ja kuigi Lajali edetabeli koht, nagu öeldud, on 388, siis kihlveokontorites on Lajal ikkagi favoriit. 1,53 pakutakse Lajalile koefitsiendiks ja vastasele 2,38. Riho, ütle Lajali kohta ka midagi, et oli vast ainult aja küsimus, millal juhtub, et murrab Challengeril 8 sekka? Jaa, me oleme pikki silmi seda aega oodanud, millal saaks hakata ATP turniiridel Mark Lajali mänge kommenteerima ja näitama Eesti rahvale, aga Lajal on just eriti kõval kattel väga ohtlik, et see sobib talle nagu suurepäraselt. Et peaasi, et terve püsib ja noh, nüüd tal ju oli siin ka väikene tagasilöök ja vigastus, aga tundub, et kõik on hästi, nii et see järgmine samm nüüd teha, sealt on väga raske, ega mul on väga hea meel, et ta ei ole jäänud liiga pikaks nii-öelda Futures turniiride tasemele pidama ja ta on ju ikkagi alles 19-aastane, et see on näitaja oma, et selliseid mängijaid on meil väga vähe olnud, kes suudavad sealt nagu läbi mängida nii kiiresti. Aga tuleme nüüd siis juttudega Türki. Teid on nüüd päris kõva seltskond ja erinevas vanuseklassis erinevad meeskonnad ja naiskonnad võistlevad. Riho, võib-olla anna kiire ülevaade. Ega väga head kodulehte sellele, mis teil seal toimub, ei olegi olemas, et erinevatest aukudest ja saitidelt tuleb see info kokku korjata. Väga hästi on kursis hoidnud Eesti rahvast Facebooki leht nimega Eesti Senior Tennis, aga ega ka siit ei saa täit ülevaadet. Räägi, Riho, kaua te olete seal olnud, kes teil seal on ja kuidas teil on läinud? Ma võib-olla ma ei räägi, ma annan hoopis sõna Helenile, et mina olen nüüd siin esmakordselt, aga Helen teab neid asju võib-olla natuke paremini isegi. No jaa, nii, mina ise käisin kunagi 10 aastat tagasi täpselt siin samas kohas, mängida ei saanud, olin vigastatud, aga kes meil see aasta kaasas on? Naised 35 tiim. Rein Veiram, Liina Suurvarik,
Inga Trobet ja Merli Aksen said täna võitsid kohamängus Kanadat väga tasavägiselt. Paarismängus võitsid otsustavas ja said 9. koha. Nende jaoks on turniir nüüd läbi? Jaa, sellega see lõpeb. Nii, siis on meil mehed 45+, kus on ka maailma 1729 reket Riho Kallus. ja, et sai ära mainitud see edetabeli kohta. Tutvusta sina enda võistkonda. Jaa, tegelikult mehed on väga tublisti mänginud. Täna napilt kaotasid Indiale, aga no lõpuks on siin kõik nii tugevad mängijad, et nad mehed 45 koosseisus Kristjan Pakk, Erlend Pakk, Riho Kallus, Raido Rätsep said endale kõige parema tiimi vastu kohe esimeseks mänguks Hispaania, kus oli ikkagi endine ka maailma 200 mängija. No, ei ole midagi teha. Ei ole midagi teha, aga kindlasti nagu mis tasub nagu ära mainimist, siis meie esireket Kristjan Pakk suutis siin turniiril alistada Kanada esireketi, suutis alistada Türgi esireketi, suutis alistada ka India esireketi, nii et 3 suurepärast matši, need 2 kohtumist lõppesid küll meie jaoks paarismängu kaotusega, Türgist me ka jagu saime, aga jah, India vastu ikkagi täna kaotus tuli ja Kanada vastu tuli ka raske kaotus. Kanada vastu meil tegelikult oli ka võimalus, kui me oleksime selle otsustav paarismängu võitnud, meil oli tegelikult 33% variant saada ka 8 parem hulka, et seal 2 alagrupid teist pääsesid siis veerandfinaali, aga nii ei läinud. No loomulikult seal veerandfinaalis üliraske ja siin ikkagi tippkoondised, tippriigid on sellised, kus koondisestele ikkagi ka tõenäoliselt alaliidud maksavad ju palka ja nad saavad raha ja need on ikkagi tiimid väga suured ja noh, inimesed ikkagi tegelevad hommikust õhtuni tennisega, et siin on väga-väga head mängijad. Oota, ja mis koha te saite siis? Äkki oli 16. Jah, me vist teeme 16. jah. Pole hullu. Siis on ka naised 45+, Jaanika Ots, Helen, sina, Piret Ilves ja Inga-Kai Polonski. Kuidas on läinud sellel seltskonnal? Meil kuidagi üldse loosiga ei läinud seekord hästi, et saime endale alagruppi kohe Ameerika ja Portugali. Ja no sealt edasi ka ei olnud õnne, et Iirimaale napilt kaotasime ja siis Indiat võitsime, nii et no, selline tubli 17. koht. Saame aru, kõigil on turniir juba läbi tänaseks päevaks või? Tänaseks, jaa. Täna oli viimane tiimipäev. Ja mis te veel seal teete siis? Nüüd hakkab puhkus? Ja nüüd on Kuidas? Nüüd hakkab puhkus alles? Ei, nüüd hakkab individuaalne nädal. Ahah, ja see kestab kaua? Nädal. Aga kus on meie mehed 35+? Meie mehed 35+ kuulavad seda saadet on järgmisel aastal siin kohal, et meie oleme seda just arutanud ja mõelnud, et ega kindlasti meil oleks välja panna ju väga tugev meeskond, aga see ei garanteeri ka mitte midagi, et siin vaadates neid mänge ja vaadates neid mängijaid, kuidas nad liiva tennist mängivad, siis noh, see on ikka uskumatu, et võib-olla inimesed, kes mõtlevad, et jah, et nii-öelda, need nimetatakse masters tenniseks nii-öelda 30-45 vanusegrupid, aga see tase on ikka väga-väga kõrge ja tugevamatel tiimidel. No ma pakuks 35+ mehed järgmisel aastal vast tulevad välja, sest Jürgen saab ju järgmisel aastal 35. Ei, ta saab see aasta, saab 29. märts juba 35. Ja siin aasta järgi Jürgen saaks mängida see aasta tegelikult just. Juba. Ja Voova ka ja kes siis ülejäänud 2 tükki? No ma arvan, et tõenäoliselt mina ja Raido, et sellega saaks selle ära kaetud ilusti. Me saaksime selle 3.-4. lauaga hakkama ilusti. Tooksime vett ja aga Gunnar, ma tuletan sulle meelde, et seeniorid algavad siiski 30+. Jaa, sa vihjad, et mina võiksin nüüd võtta reketi kätte ja tulla teile Türki appi. Absoluutselt. Ma arvan, et te ei taha seda.
Ja, aga tegelikult me just vaatasime, kui oli siin avatseremoonia, uhke tunne oli seal Eesti lipuga laval seista ja tegelikult suurtel riikidel, näiteks siin argentiinlastega suhtlesin, kõikides vanusegruppides on võistkonnad välja pandud, absoluutselt kõikides vanusegruppides, et me võiksime sinnapoole püüelda. Meil on Eestis häid mängijaid, et tennis ei lõppe sellega, kui professionaalne nii-öelda karjäär läbi saab, et me võiksime ka nii kaugele jõuda, et meil oleks ikkagi võistkonnad kõikides vanusegruppides välja pandud maailmameistrivõistlustel vähemalt. Ma tahan seda veel lisada, et tegelikult on kogu see niinimetatud masters või senior tennis, see on nagu elustiil. Sa tuled, mängid natukene, oled oma kodusest rutiinist väljas, puhkad ka, aga see ongi elustiil. Ma lasen siia ühe kõlli vahele, siis mul on küsimusi veel nii, et tapab. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Riho, sa mainisid seda, et suurtematel koondistel alaliidud maksavad palka. Kas teid lähetas sinna Eesti Tenniseliit või olete seal oma kulu ja kirjadega? Ei, meil on tegelikult Eesti Tenniseliidu poolt ju nii palju tagatud, et turniiri osavõtu maksud on maksnud Eesti Tenniseliit, et ikkagi Tenniseliit on ka siin selja taga, et see on nagu nii-öelda 50-50, jah, lennupiletid ja reisikulud on igaühe enda kanda, aga tore oleks, kui me üks hetk jõudsime, just täna arutasime seda, et me võiksime üks hetk jõuda nii kaugele, et kui meil ikkagi keegi on võimeline, on see siis võistkond või individuaalselt tooma maailma meistrivõistlustelt medali, siis seal võiks olla tegelikult teatav mingisugune rahaline preemia, et seda saavutada on ikka päris keeruline ja raske. Usud, et see päev tuleb? Siin ikkagi osalevad mängijad, kes on kunagi olnud top 100 ja paljud on oma karjääri küll lõpetanud, aga kui meil on, Jürgen ongi ainuke, kes on top 100 kunagi olnud, siis tegelikult neid mängijaid erinevates võistlusklassides siin ikkagi on ja see tase on ikkagi väga tõsine. Ja, et selles mõttes Raidot õigesti ja lugesin ühte maailma meistrivõistluste eelset artiklit ITF-i lehed, oli kirjas, et sellel aastal osaleb VTA ja ATP rankinguga, praegu kehtiva rankinguga mängijaid üle 100 siin sellel maailma meistrivõistlustel. Nii et jah, võib-olla siin on niimoodi, et kui vaadata nii-öelda seda kõige tagumist ja alumist otsa, et siin on ka ütleme, see taseme vahe võib olla nagu päris suur, aga see ülemine ots on ikka põhimõtteliselt võibki öelda, et ega hetke maailma ikkagi selles vanuseklassis parimad, sest et kui me räägime ka võib-olla endistest paljudest mängijatest, kes on mängimise pooleli jätnud ja enam trenni ei tee, siis need, kes siin mängivad, ikkagi aktiivselt tegelevad tennisega ja treenivad kogu aeg ja ega see lihtne ei ole nagu teatud vanus, kui sa ikkagi enam ei tegele, siis see kukkumine on kiire. Kui kerge või raske oleks Jürgenil praegu seal nende esinumbrite vastu? No raske on öelda muidugi, et ei tea, mis Jürgen mängib klubitennist, et kindlasti ta võiks, kui oleks suuteline siin võitma kõike, aga see oleks väga raske. Mis sa arvad, Riho? Ma arvan, et eriti just, mis puudutab seda liivatennist, siis need riigid, kes tegelikult elavad nagu liiva peal, võtame siin argentiinlased, võtame siin hispaanlased, ka prantslased, Portugal ja nii edasi, et need riigid, kes nagu elavad liiva peal ja treenivad kogu aeg liiva peal, seal on neid häid liivamängijaid ikka jagub ja meil ka tegelikult, kui me siin Hispaaniaga mängisime, me nägime seda, et vahet ei ole, kas see on esimene, teine, kolmas või neljas mees tiimist, nad kõik mängivad ikkagi, nad on nagu nii heas vormis, 45 pluss mehed, kõigil on six-packid kõhu peal ja kõik on nagu me Heleniga arutasime ka, et just nagu Helen ütles, et elustiil, et mis on nagu nii meeldiv on näha, et inimesed nagu ei ole ennast käest ära lastud ja kõik on nagu niivõrd heas vormis ja siin on nagu 1000 tennisemängid nagu suur sipelgapesa, aga kõik on nagu niivõrd rõõmsate nägudega entusiastlikud, inimesed on nagu eluterved ja füüsiliselt heas vormis ja seda on nagu nii äge vaadata. Räägi, Riho, milline see elu seal hetkel väljakute kõrval välja näeb? Mis peale mänge tehakse õhtuti? No võt, mina olen hästi palju väljakul olnud, aga võib-olla Raido oskab siin nagu võib-olla täiendada, et Raido on väga palju käinud ja jälginud siin kõik erinevaid üritusi. Ei no, elu käib nagu ikka, tegelikult ju see, kus me oleme,
see, kus me oleme, on tegelikult ju selline suur hotelli territoorium ja siin nagu elu jagub igale poole väljaku kõrvale ja väljakutele. Mis muidugi nagu siin on põhimõtteliselt on programmid, et kes nagu liiga tõsiselt sporti ei võta, saab ka siin nagu mingit meelelahutust nagu nautida. Aga meie oleme ikkagi keskendunud nagu spordile, et kes tahab ka puhata, siis siin on kõik võimalused olemas puhkuseks. Mis selle hotelli nimi on? Saab iga kuulaja sisse trükkida ja vaadata. Alibay Resort, jah. Alibay Manavgat, Alibay Resort. Nii, vaatame Google ja pildid. No vägev. Ütleme nii, et motelliga tegu ei ole. Siin on ikka 5 tärni mängus. Ja see, kuidas nad siin püüavad ja toimetavad, kui meil oli see avatseremoonia ja üleeile õhtul oli mängijate pidu siin basseini ääres, siis ikkagi niisugused sadu laudu küünaldega oli õue pandud ja meeletud õhtusöögid ja väga-väga uhke, et see melu on ikkagi selline, et seda peab ise kogema, et see väga-väga kihvt. Tenniseturniiril ma ei olegi sellist asja nagu näinudki kuskil, sest isegi kui sa käid nagu kuskil mujal turniirid, isegi Grand Slamil publikut on küll palju, aga nii palju mängijaid korraga ei ole ju kuskil turniiril. Te nendest liurennidest olete ka alla tulnud seal Waterparkis või? Jah, Raido tuli ühe korra tagurpidi sealt alla. Aga pärast seda pandi see kinni ja enam seda ei ole lahti tehtud. Tegelikult ei ole Türgis veel päris hooaeg peale hakanud, et need on kinni. Teil on kinni. Turismi hooaeg hakkab 1. aprillist. Ja kuidas see ilm on ja kuidas need mänguolud on? Vihm ei ole teid kimbutanud? No tegelikult meil on nagu väga vedanud, sest see just nagu Raido just hooaeg ei ole hakanud, et tihti praegu on meil ilm selline, et sa basseini minna ei saa ja ei ole meil piisavalt päikest, aga siin on selline, ütleks nagu mõnus Eestimaa suvi, et väljakud on piisavalt niisked, väljakul on nagu hea mängida, saad juba ka basseini ääres päevitada ja nagu ideaalsed ilmad on olnud, et meil on nagu väga vedanud. Ja üks päev oli ainult meil, kui mängisime, naised mängisid Ameerika vastu, ma ei mäleta, keda vastu mehed, siis oli megatuul ja siis oli küll keerulised olud, aga iseenesest on küll ja ilm olnud ikka väga hea. Me mainisime seda Facebooki lehte 18 tundi tagasi tehtud postituses. Ma üldse imestan, Riho, et sa toru tõssid, et siin on kirjas sellised read, et võimalikke puudujääke esines nii taktikalises kui ka füüsilises võtmes. Igatahes mängijad Kallus ja Rätsep pärast kohtumist lahkusid väljakult ja keeldusid ajakirjanike küsimustele vastamast. Mis siis juhtus, Riho? Miks selline trots meedia vastu? Ma saan aru, meedia huvi on seal suur. Ma ei ole ise seda lehte veel külastanud ja meil on tegelikult pressiga tegeleb Raido ja Raido kirjutas, ma olin Raidole anda kommenteerida seda. Raido, mis juhtus? Tegelikult juhtus see, et me üritame tegelikult natuke lisada nagu värvi oma lugudesse ja siin tegelikult võibki seda selliselt võtta, et see lõpp on, ütleme siis pisut nagu liialdatud, et asjad nii hullud ei olnud. Aga siin võib veel lugeda, et eelkõige oli tehnilisi puudusi tagajoone mängus, ka väljaku keskpositsioonilt ei õnnestunud meie mängijatel oma lööke vastase väljaku poolele suunata. Suuremad probleemid ilmnesid võrgumängus, kus meie mängijate lendpallid maandusid kohas, mida ei soovinud meie mängijad ise ega ka kaasa tulnud tennisefännid. Tennisefännide, eks publiku huvi on ka arvestatav, jah? No, kes siin kohapeal on, ikka käivad teiste mänge vaatamas oma, ütleme rahvuskaaslaste mänge, aga need liiga palju seda publikut ei ole, et inimesed tihti reisivad peredega ja aga liiga suurt sellist meie mängude vastu ei ole huvi olnud, kuna me seal pidime oma lahingud pidama nagu tagumistel väljakutel, et see koht ei olnud nii kõrge, et kaasata nagu siis väga suurt Türgi tennisesõprade armeed meie väljaku juurde. Gunnar, ära nüüd seda liiga tõsiselt võtta seda postitust, aga tegelikult kui rääkida nagu mängudest, siis jah, eriti, mis on keeruline ja mis on kaks täiesti erinevat spordiala, kui sa siin mängid ka, on üksikmängud ja paarismängud ja paarismängus eriti mängib kogemus ja täna ka näiteks mängisime India vastu, kus
meie esireket Kristjan Makk tegi tegelikult India esireketile 6-2, 6-0 väga kindlate numbritega võitis, aga paari mängitakse ikka fantastiliselt hästi ja see on hoopis teine spordiala, et seda võib küll öelda, me saime ise kogeda seda, mängisin Erlend Pakiga hispaanlaste vastu paari, mehed, kes on mitmekordsed maailmameistrid, et see oli ikka, seal ikka ei lastud üldse mängida, et see sellist kogemust mul ei ole olnud kunagi tenniseväljakul. Mis see seis jäi? No see oli seal, ma ise täpselt ei mäleta, vist esimene oli vist 6-0 ja teine vist oli 6-0. Küsi, mitu punkti me saime, see oli ikka võimatu, see oli ikka väga raske. No ma oma üksikmängus ka hispaanlase vastu, ma teadsin, et kõige suurem tõenäosus on esimene game võita. Ma läksin lihtsalt servisin nii kõvasti kui võimalik ja sain selle ühe game'i ja peale seda ei olnud midagi teha. Reaalselt sul ei lastud mängida. Mina muidugi olen ju harrastusmängija, et ma ei saagi professionaaliga mängida, selge see, aga lihtsalt kihvt on vaadata, kuidas inimesed nagu, kui fitid, kui hästi liiguvad ja mängivad ikka fantastiliselt. Muide, see, mis puudutab meediahuvi, tegelikult on täiesti olemas. Meil on selline pildipank, mida me siin kasutame, mitte ainult meie meediamaja, vaid ka paljud teised, scanpix.ee ja sinna jooksevad sisse erinevate meediaagentuuride pildid üle maailma, rääkides seal AP, AFP, Reuters, Imago, USA Today Sports ja kui siia sisse trükkida Manavgat, ma lihtsalt trükkisin selle sisse, tahtsin näha, milline see linn välja näeb ja ära sa märgi, esimesed pildid, ütleme esimesed 50 pilti ongi sellest samast turniirist teil seal ja siuke Saksamaa fotoagentuur nagu Imago ongi seal täitsa koha peal. Jaa, ei, neid fotograafe siin ikka on. Ja neid fotograafe ikka siin väljakul, isegi meie mängude ajal päris palju pildistati ja neid ikkagi filmiti ja pressi need fotograafe ikka on siin päris palju, jah. Aga küll, siis ma tegin veel sellise ratsi, et ma panin Manavgat ja Estonia, et kas teist ka mõni pilt on tehtud ja vot siis ei tule. Siis tulevad pildid aastast 2021, kui on seal Manavgatis olid metsapõlengud ja majad põlesid maha. Tahaks mõelda, et see ei ole meiega seotud. Et te peate kuidagi, ma ei saa öelda, et te ei ole fotogeenilised, muidugi olete, aga te peate, mingi X-faktor on puudu, miks fotograafid ei satu teie mängudele või pane neid teie pilte üles. Järgmine aasta paremini teha. Järgmine aasta paremini, jah. Tahtsin veel küsida seda... ma arvan, et kui me saame siia Jürgeni, Voova ja Kaia kaasa, küll need fotograafid tulevad ja küll peest kajastab neid rohkem, võib-olla mitte meid nii palju, aga... Jaa, Kaia ju ka nagu äge, võiks juba mängida. Mis on nagu äge, ma tahtsin Gunnar rääkida veel ühe loo, täna oli Kipp, tulid ja vaat siin on hästi palju kombeks selline asi, et tulevad teiste tiimide liikmed ja küsivad, et oi, teil on nii ilusad särgid, kas te olete nõus särke vahetama. Me vahetasime täna USA koondisega vahetasime kõik särgid ära, nad tahtsid Eesti särki endale saada, et see on ka huvitav selline mõnus traditsioon või nagu äge. Et Ellen isegi vahetas Kanadaga särke, et siin meil on palju uusi särke. Erlendiga tahavadki palju vahetada särke. Ma vaatan, et teil on ka päris uhked pusad. Pusasid vist ei taha vahetada või? Ei, neid me ei taha kellelegi anda, neid tahavad kõik endale saada, aga me ei ole nõus. Jaa, kõik võivad Facebooki lehelt ise näha, et väga ilusad valged pusad, aga tahtsin veel küsida seda, et kuidas need, oli vist kolm võistkonda, jah? Jaa. Kuidas need 3 võistkonda moodustati? Kas need ongi kõik selles vanuseklassis Eesti parimad mängijad või kriteerium oli see, kes saab tulla ja kes tahab tulla? No, eks seal on kindlasti see, et kes saab ja kes tahab, aga ütleme nii, et siis nagu 45 naised näiteks või on alati olnud ikkagi, Piret Ilves on olnud meile see, nagu meie see niuke senior tennise ema, Ankur, kes meid on agiteerinud siia mängima tulema, et nemad, Piret on ju ise endine väga hea mängija, meie ikkagi siin praegust oleme ju harrastusmängijad, aga ta on meid julgustanud, et tulge ja tegelikult see on vahva kogemus, aga mis ma nagu mõtlen küll, et praegu on olnud nii, et näiteks 35 tiim on meil sattunud ikkagi väga hea, kes on ju Eestis väga korralikul tasemel mängijad
aga eks see eelkõige on ikka see alati, et kes saab tulla, kes saab töö kõrvalt ära tulla, kes tahab reisida, teeb endale sellise natuke tennise- ja puhkusereisi. Kellel on füüsilik vormi, ei ole lihtne. Ja me arutasime siin muideks üks päev, et kes võiks olla nagu tiim või dream tiim erinevates vanustes. Keeruline öelda. Ja see ongi sellepärast keeruline, et on küll neid endiseid mängijaid, kes on võib-olla võiks justkui olla dream tiim, aga kui nad ikkagi absoluutselt trenni ei tee, siis seda koormust siin vastu pidada nädal aega. Meie näiteks mängisime ju 10 üksikmängu ja 5 paaridmängu. Et kui sa oled ikkagi oma võistkonna esireket ja sinu peal on väga palju selleks, et matš võita ja tõenäoliselt pead ka paari mängima ja mitu päeva järjest mängima, siis kehva füüsilise vormiga on see asi võib lõppeda vigastusega. Et ikkagi nagu need inimesed, kes siin mängivad, nad ikkagi hoolitsevad oma keha, et nad on enne mängu tehakse korralikult soendusi pärast mängu kehahooldust kõike, et vanusega on see veel eriti tähtis, et see on ju, see on nagu A ja O tegelikult, et sa võid ju küll kunagi olla hästi mänginud, aga kui sa ikkagi täna üldse ei mängi, siis on keeruline, jah. Kuidas... Nii, et pigem on see ikkagi, et kes nagu ise tahavad ja saavad ja lõpuks, kes on võib-olla selles vanusegrupis nagu ka head või ütleme nii, et meil siiani ei ole olnud vaja teha Eestis katseid. Kuidas Helen... See ongi tegelikult nagu, et katseid ei ole vaja teha olnud, aga siin ongi täpselt see sama asi, mis Helen ütles, et kui inimestel on ju, kõigil on ju muu elu, eks ju, pered ja tööd ja siis see on teatav finants, mida selle jaoks vaja on ja sa pead oma puhkuse aja võtma ja sa pead trenni tegema, et see eeldab ikkagi seda, et sa pead natuke pühenduma ja arvestama sellega, et sa tahad siia tulla ja siin mängida, et see... X-faktorid on päris palju. Ja, X-faktorid on päris palju, et võib-olla see on natukene nagu raskem, kui sa oled 14 või 15 aastane ja sa käid koolis ja trennis, et siis on nagu natuke teistmoodi see tennise mängimine. Helen, sa vead seda sama Facebooki lehte, millest me oleme täna juba rääkinud, aga vead ka Eesti seenior tennise kodulehte. Kuidas sa sattusid seenior tennise juurde ja kuidas sinust sai seenior tennise mingis mõttes ikkagi eestvedaja nende kodulehtede näol? See oli pigem see, et kuna ma mängisin kaasa neid turniire kõiki ja mulle meeldis kogu see teema, siis Eino Raivet, kelle tervis enam ei võimaldanud seda teemat eest vedada niimetult, siis ta tegi mulle selle pakkumise ja Allar oli nõus sellega, nii et tenniseliidust, nii et seetõttu ma sinna sattusin. Riho, kuidas sina seenior tennis sattusid mängima? Nii-öelda võistlustasemel? Pole sattunud võistlustasemel veel siia mängima. Proovin ja üritan. Ma mäletan küll, kui mul on detsembrikuus sünnipäev ja kui ma sain 34-aastaseks ja sünniaasta järgi jaanuarikuus, siis ma võisin juba hakata seenioreid mängima ja keegi kutsus mind ühele ITF turniirile vist ja kui ma läksin omale seda nii-öelda ITIN koodi tegema, siis seal esilehel oli, ma arvan, 80 pluss vanaproua pilt oli, siis mul oli niuke suur masendus, mõttes, et nüüd ma olen siin klubis ja oi, kuidas nii juhtus, aga olles nagu siin ja täna vaadates seda seltskonda, et see on üli äge. Et muidugi, nüüd tahaks hirmsa hooga hakata trenni tegema ja võistlema, aga siin tuleb nagu mõistusega võtta asju. See on iga aasta niimoodi, et MM-il tunned, et nii, nüüd ma lähen koju ja hakkan treenima ja teen kõike ja aina paremini, aga paraku tuleb muu elu peale. Raido, räägi paar sõna enda tennise taustast ka. Kuidas sinust sai seeniormängija? Minu seeniormängija tee on sama nagu teistel põhimõtteliselt, et eks ta tuleb nagu loomulikult peale, et ma ei ole ka mänginud kunagi tipptasemel tennist, aga nüüd vanemas eas on ta ikkagi nagu selline hea nagu asi, millega ma tegelen ja nii ta ongi, et ta lihtsalt kuidagi automaatselt läheb üle, et see seltskond on hea, kellega sa nagu läbi käid ja see tegevus ise ka hoiab natuke nii-öelda motiveerib ennast nagu liigutama rohkem. Hakates, tahtsid lisada, Riho? Kusjuures Raido on meil ju maailmameistrivõistlustel medali toonud.
ei ole maailmameistrivõistlustelt, ei ole, et ma olen kunagi saanud Euroopa meistrivõistlustelt, jah, et 35 vanuseklassi segapaaris mängu hõbe ja Kurmannusega saime kunagi paaris mängus pronksi. Ja Piret Ilvesega said hõbemedali. Ja, et selles mõttes jah, et kuigi Euroopa meistrivõistluste tase ei ole see, mis MM, aga lihtsalt nagu, mis me täna mõtlesime ka, et võib-olla selle tänase saate mõte natuke oleks see, et kui mõned tennisistid kuulevad seda, et siis lihtsalt tahaks julgustada, et mõelge selle peale ja tulge järgmine aasta mängima. Et meil on ju mitu vanuseklassi, kus Eestit ei olnud esindatud, et tegelikult meid võiks siin ikka rohkem olla. Jaa, absoluutselt, et pigem ju eesmärk ongi sellel ka saatel ja ma arvan, et üleüldse sellel meie, miks me seda nagu niinimetud promome, et tuleks rohkem mängima inimesi. Ja võib-olla see ka, et kes tõesti ei taha mängida üksikmängu, tunneb, et ei viitsi joostus, et liivaväljakutena see tõesti nagu tase on karm, siis aga on olemas ka paarismängud ja segapaarid, et siis nii-öelda tiimis küll ei ole segapaare, aga on siin individuaalturniirid. Saab ka rahulikumalt võtta. Saab võtta ka nagu väga rahulikult ja nautida siis kõike muud ja tennist koos. See on huvitav. Te ütlete, et seal on väga palju endisi top 500 mängijad kindlasti, aga miks meie endised top 500 mängijad ei kipu väga seeniortennises edasi lained lööma? Piret vast on kõige eeskujulikum näide, aga Pireti tuules, miks teised ei ole tulnud? Ja Liina Suurvarik ka muidugi. Siin on väga nagu lihtne põhjus, miks meil ei ole neid, sest meil lihtsalt on ka väga vähe neid endiseid 500 nii-öelda maailma rankinguga mängijaid. Palju neid on, neid on nagu reaalselt. Et meil tegelikult jah, et nagu... No me võime selle piiriga 600-700 viia, aga saite nagu mõttest aru? Aga aga neid ongi meil tegelikult... Mait Künnap, et vaadata siin nagu neid vanematest või kes on olnud, Rene Buss on käinud mänginud ja neid tegelikult siin mingil ajal meil ei ole väga palju olnud, et nüüd tegelikult on tulnud neid mängijaid, kes on nii-öelda 1000 sees olnud, aga nendel on veel tegelikult aega seeniori nii-öelda nii, et loodame, et nad tulevad ja see Eesti seenior tennise teatud tase ka siis seeläbi nagu hakkab tõusma, et kui need nii-öelda nooremad mängijad tulevad meile järgi. Ja see kõik on omavahel nagu korrelatsioonis ja loogika on ikkagi see, et kui sul on kodus eakaaslasi, kes treenivad ja võistlevad, sul on olemas võistlusvõimalus, siis sul on järgmine etapp, et sa lähed võib-olla kuskile rahvusvahelise turniirile mängima ja siis sa üks hetk jõuad siia võib-olla ka MM-ile, et see on hästi oluline, et need kõik asjad oleks olemas. Ja siis on ju ikkagi... Ja need tuurimängijad, kes on olnud ja käinud tuuri peal, need tegelikult ikkagi pärast oma karjääri meil need üksikud mängijad, et neil kindlasti nagu see huvi või motivatsioon, et siin väga seda seeniortennist mängida tõenäoliselt ei ole nagu kõige suurem. Et kui suurtel riikidel on neid täpselt, et Hispaanial võib-olla ongi seal läbi aegade seal 500 või ütleme sellise sees olnud need mängijaid tegelikult nagu sadu, eks, et siis neid lihtsalt ongi nagu rohkem ja nad jäävad igale poole nagu nii-öelda silma. Ja teine asi on see, et suurtel riikidel on ikkagi ka seenior tennises on rahad taga. Et see kindlasti motiveerib ka neid siin osalema, et neil on võimalus ka tegelikult sellega raha teenida. Kus ja millal on seenior tennise MM selliste vanuseklassidele nagu 50 ja 55 ja 60? Olete te kursis? Nii, 50 on see aasta siin meiega koos noortega, aga 55 ja 60 on augustis Lissabonis ja siis need superseenorid ehk et siis 65 pluss on Mallorcal. Kas meil on kõikides nendes nimetatud vanuseklassides on meil ka koondis väljas või? Jaa. Kes meil kuuluvad superseeniorite koondisse? Kõikides vanuseklassides võib-olla ei ole, aga 55 peaks olema küll minu teada Sulev Alajõe juhtimisel on väljas koondis ja 65 on kindlasti Alar Milk ja Jaanus Otsa ja Margus Metsanur, nii et nemad on. Naisi kahjuks, ma ei tea, võib-olla on keegi. Ja see üritus, mis sellel aastal toimub siin Manavgatis, peaks olema järgmisel aastal Jaapanis. Jaa, Tokyos. Sellised kuulujutud käivad, täpselt ei ole veel teada, aga see oleks väga põnev.
Tokyo on väga põnev linn. Kas meil on kunagi Eestis ka lootust MM-i võõrustada või meil lihtsalt ei ole sellist kompleksi ja lähima 30 aasta jooksul ei teki ka? Ma arvan küll, et Eestis ma ei kujuta ette, ma ei tea, võib-olla Rihol ja Raidol on teised arvamused, aga mina küll ei näe, et sellist suurt kompleksi meil oleks, kus teha sellist suurt turniiri. Praegu kindlasti ei ole, aga meie ikkagi Rihoga oleme optimistid ja mõtleme, et see kompleks tuleb Eestisse. No nali naljaks, aga võib-olla nagu, mis on kindlasti nagu meie ampluaa ja mida me saame teha veel paremini ja paremini on ITF-i Masters turniirid ja selline turniirid, et meil on neid täna Eestis ja me võiksime neid veel rohkem teha ja me saaksime ka siis tugevamat kategooriat teha vastavalt sellele, kui meil ka mängijaid on. Nii et see on kindlasti see koht, kus me saaks Eesti tennisega areneda. Öelge veel lõpetuseks nüüd algaval nädalal üksikmänguturniiril, milliste eesmärkidega peale lähete? Üksikmänguturniiril on praeguse seisuga peale minemas Helen Talli, Inga-Kai Polonski ja me nägime ka, et 30+ tabelis oli ennast kirja andnud Kadi-Liis Saar, kes on siis ka endine mängija ja nüüd siis rohkem vist ei olnud. Mehi vist ei olnud, nii et kolm mängijat lähevad individuaalis peale. Et me natuke arutasime siin, rääkisime ka, et tegelikult need tiimi maailmameistrivõistlused on tegelikult veel tugevama koosseisuga kui individuaalis tihti peale, sest tiimidega nii-öelda föderatsioonid neid suurriike toetavad ja seal on nagu natuke veel tugevam konkurents kui individuaalis. Aga no loomulikult iga ringi võit oleks väga suur asi ja loodame, et siis te hoiate lippu kõrgel selle. Ja. No ühesõnaga, mina mängin kohe esimest ringi 6. asetuse vastu Portugalanna. Ei tohiks nagu midagi eriti olla seal, ma arvan, et Portugal, ei tohiks olla. Ei, tegelikult väli, aga ühesõnaga, ega see midagi lihtsalt ei ole, nii et anname endast parima. Aga miks mehi kaasa ei löö? Riho, sinu otsa vaatan. Meestel on puhkus läbi, jah. Raske öelda. Ma isegi ei tea näiteks, et ma ei oska Rene Bushi kohta öelda. Rene Bush on ju päris palju osalenud ja väga head vormis ja teeb kogu aeg trenni, et Rene Bush on ikkagi meil üks selline lipulaev olnud seal senior tennise MM-il, aga sellel aastal teda ei ole. Ja loomulikult ka võib-olla kui sa mängid selle võistkondliku MM-i alla ja mängid individuaali otsa, siis see on päris pikk periood, see on päris suur koormus, et ainult kõige paremas vormis olevad mängijad nagu Helen ja Inga-Kai suudavad seda teha Eestis, nii et müts maha nende ees. Ja see on ka päris suur kulu ja kindlasti on nad ainsad, kes suudavad võib-olla seda kulu taluda. Aga ma loodan, et sellest saatest siis said mõtteainet ja julgustust ja innustus ka need endised mängijad, kes veel ei ole avastanud ennast seenior-tennise rahvusvahelistelt võistlustelt. Mis meil järgmine võistlus Eestis on, kus need, kes nüüd ärkasid, saaksid ennast esimest korda proovile panna? No Eestis ei ole meil endiselt Tondirabas oli aastaid meil juba täitsa hea tasemega turniir, aga seda enam keegi ei korralda. Aga meie lähiriikidest me lähme nüüd aprilli lõpus Adažisse Lätti. Seal on hea korraldusega ja väga tore turniir, kus me oleme siis aastaid osalenud. No selge. Ja siis tulevad ja palun sinna kõikidel tulla suvel Eesti meistrivõistlused seenioritele. Need on ka rahvusvahelises kalendris ja sinna saab igaüks tulla. Kus need toimuvad? Nooremad seeniorid on Kalevis ja teised ja siis vanemad 55+ on Pärnus. Ja selle võib-olla kohta ka, et kes tõesti mängida ei saa, on vigastatud, siis Kalevis toimub mängijate pidu, et sinna võivad ka kõik tulla noored. Ja suvel Eesti meistrivõistluste raames see kuulus Viktoriin muidugi. Ja kusjuures me ju alustame, noored seeniorid alustavad juba Eesti päris meistrivõistlustega ühel ajal. Ütleme nii, et läheb sinna nädalasse sisse, nii et seda elu ja melu on kindlasti seal. Ja, seda ma olen kuulnud. See võtab Riho suvest 3 nädalat kohe lukku alati. Kui ta osaleb nii eestikatel, pääseb kaugele ja siis ka seenioritel alustab.
Jaa, aga no mina omast kogemusest nädal aega siin Manavgatis ütlen, et koormusi peab suurendama hakkama igal juhul. Mina lähen nüüd koju, hakkan koormusi suurendama kindlasti. Rohkem füssi, peale kuut ei tohi süüa. Tunnen kaasa su perele. Mis seal muud? Aga kui me nüüd toru ära paneme, mis tegevused teil nüüd pihta hakkavad? Mis taastavad harjutused? Kuule, praegu ei hakka midagi. Taastavaid ei hakka, aga me lähme praegu hakkab tiimi nädala autassustamine. Ja siis hakkab individuaalse nädala avatseremoonia. Nii et just kell 5 kohaliku ajalgi hakkas, siis meil on tund aega ees Eestist, et me läheme kohe sinna autosustamisele praegu. Aha. Riho, kas järgmise saate teeme 10. mai Portugalist või? Mind ei lahti mängima sinna muidugi, aga jah, miks mitte? Aga selge, ega järgmine saade, olgu siis Tallinnast või Portugalist, ilmselt meil suuresti Fed Cupi teemaline tulebki ja hoiame nüüd kõvasti pöialt, et taastuks Anett selleks kuupäevaks, kui ta on planeerinud suure comebacki teha ja oleks ka Kaia rivis ja hakkame sealt vaikselt Fed Cupi teisest liigast jälle tõusma ja mine tea, mitme aastaga on võimalik koputada maailmaliiga uksele, ma pole välja arvutanud. Kas 2 on võimalik? 3? No 3, jah. No vaatame. 3, jah. Natuke kiireks läheb, aga pole midagi. Teeme ära. Aitäh kuulamast. 40. Jah, aitäh kuulamast ja aitäh teile osalemast meie saates seenior tennisest ja ka natukene muudest teemadest, aga arvan, et kohtume ja kuuleme teiega veel. Aitäh! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.